Mina võtan ette ChatGPT Atlase, need võimalused ja ohud, samamoodi nagu Copilotis on sul võimalik tuua kõrvale see digitaalne kolleeg, assistent. Nüüd on Atlase brauseris võimalik kasutajatel seda teha, küsida neid küsimusi parajasti selle informatsiooni kohta, mis on veebilehel avatud, võrrelda mingisuguseid tooteid, analüüsida andmeid, võtta mingit teavet kokku. Ja teine funktsionaalsus on brauseri mälud ja see lubab ChatGPT meeles pidada neid fakte, teadmisi külastatud saitidelt, pakkumaks siis seda konteksti ja kohandada seda abi, mida ta sulle siis pakub. Kerlin, oled sa ise ka katsetanud? Jaa, olen küll ja minu jaoks on mega suurt võitu andnud näiteks see just see, et ta lähebki ja käib ja klikkab päriselt, mida tavaline ChatGPT vestlus ei tee, eks ju. Et näiteks mul oli vaja jällegi konverentsi eel ja taha, et connectida, võtta ühendust erinevate konverentsil osalejatega, nendega, kes on ka teised esinejad. Ja muidu sul on see info lihtsalt nagu esinejate kohta. Mõnikord on meil kodulehed sellised, sa pead iga esineja lahti klikkama, et jõuda tema LinkedIni. Ja see on see ülesanne, mis ma andsin Atlasele, eks ju, et mine siia lehele või kui me võtad selle lehe lahti, eks ju, ütledki, võta mulle siit kõikide nende osalejate nimed, võta siit nende LinkedIni profiili, paned need kohe Google Sheet'i ja Google Sheet'i sa saad, eks ju, näiteks Gemini kohe sinna juurde võtta ja otsida mingit lisainfot juurde.